juhtus õsk, kui soldatis võeti veel terves 25 aastas. Noor miis oli 25 aastane, kui võeti soldanis ja tagasi sai 25 aasta pärast. Kui vana ta siis oli, kui ta tagasi tuli? 50. Jah, 50 aastaga vana ja kui ta siis kodu tuli, ega tal ju midagi ees ole. Või alates ole kotogi. Ja käve siis käve soldan, käve müüda külla ja avit midagi tüüteta ja anti süve kah. Aga seal oli üks pernane Urvaste kandin ja nii hirmsa ihne ja veitsa rummal kah. Tollest oli teeda, et ei time kinkalegi süve ei anna. Alati kui külalise tuliva, siis ta kassi kohegi pakkunud. Alati kui külalise tuliva, siis ta ütelnud, oles ma tiidne, siis oles midagi kiitne kah. Kahju, et täst tiia. Kõik küla tiids, et time pool kunagi midagi ei pakuta. Aga vot siis tu soldan ütel. Ma ole kimmes, et mulle pakutas seal süve lepseva esiki üte külamehega. Ja soldan ütel, tulge hume nõdagu sinna Pernase poole ja küldi näeti, et supp on lava peal ja liha ka esiki on. Läts soldan siis tu Pernase poole. Ja ega ta juttu esti tal kõttühi oma avit, mida teete ja te kaigu parras ja siis naas sulli juttu kõnelema ütel, et tiiad, kui ma olli soldan, siis mi esiki kirve suppi kiitsemi üks kõrd. Pernasel lätsi võõkvalt kõrva kikki. Et kirve suppi kiitseti. Määne tu siis olle. Ei no mis ta ei saaks olle, et panti vana kirves patta ja keedeti ära. Pernane ütel, mul kah siin kirvid küländ, et kas sa keedat mulle supi? Soldan ütel, et mille ma ses ei keedagi. Tõigi Pernane vana kirvetükü ja pand patta. Esi sisse, tuli alla ja kei nii, et mulisi. Mull. Pernane tuli juba kaema, et kas supp juba valmis või? Soldan ütel, et ei tea, et ei taha hästi kirves pehmeski ja vast tuleb veel tükükese liha ka panda. Kus liha on? Saal. Võtame vahtse liha. No, see on meil liha. Nii, pandseva lihaga sisse supp kiis edesi. Pernane jälg küsima, kas süvega juba saab? Soldan ütel, et ei tea, õks ei taha hästi pehmeski ja kapstit peassi vist manu pandma. No tuudi peoga kapstit. Mis vähe tuust? Põrknast tuudi. Kartult tuudi. Pane uhkusaga üks kartul sisse. Ei pane. Keedeti suppi edesi. Siis soldan ütel, et tuu nüüd juba nakkas vast pehmes ka minema, aga veidikese kruupe oleks ka mano vaja. Pernane tõi esiki sahvrist kruubi välja, panti kruupe ka sisse. Nii. Keisu, oli kõik põrknas pehme, kardof pehme, kapstas pehme, liha pehme ja kruubi pehme. Siis ütel soldan, et supp valmis. Panti pada lava peale, istuti sööma. Oli juba õdagune haig ja tuli külarahvas ka kaema. Ja imet olgi liha lava peal, supp lava peal ja kõigile anti süve. Ja Pernane õnne kitte küll on hää suppe, küll on hää tark soldank ja kirves supi kiitse. Soldan siis veel koput vasta kirvest ütel, et piso kõvas on jäänud, tast on veel tõse supi ka kiita. Lugu läbi.